Elas kord väike poiss nimega Franz. Tema majaka asus suurel aasal, kus silkas ringi palju jäneseid. Franzil ei meeldinud kodus üldse midagi teha. Franz torises, kui pidi oma tuba koristama. Franz torises, kui pidi lõunasööki sööma. Franz torises isegi siis, kui pidi hommikul üles ärkama. Igal pärastlõunal istus Franz akna all ja vaatas aasal ringi jooksvaid jäneseid. See on ebaaus, mõtles ta endamisi. Miks pean mina oma tuba koristama ja sööma toitu, mis mulle ei maitse? Jänesed ei pea midagi tegema. Nad saavad päev otsa niisama mängida. Ühel hommikul jättis Franz oma kodused toimetamised sinnapaika ja läks jäneste juurde aasale. Äkitselt kuulis ta kellegi peenikest häält. Tere päevast, ütles see hääl. Aga aasal polnud mitte kedagi peale jäneste. Ma vist kujutasin seda endale ette, mõtles Franz. Siis märkas ta enda lähedal üht suurt jänest, kes oligi need sõnad lausunud. Franz polnud elu sees rääkivat jänest kohanud. Tere päevast, vastas ta üllatunult. Mina olen jäneste kuningas. Kuidas sul läheb? Uuris suur jänes. Franz jutustas jänesele oma viletsast elust. Tule meie juurde elama, meil on siin lõbu laialt, kutsus jäneste kuningas. Franz läks koju ja meisterdas endale paberist jänesekõrvad. Ta sidus need pea külge ja läks juba samal õhtul jäneste juurde aasale mängima. Sa võid minu õpipoisiks hakata, ütles jäneste kuningas. Ma õpetan sulle kõike, mida jänesed oskavad. Sa oled nüüd üks meie hulgast. Franzi meelest oli väga tore mööda aasa ringi lipata, kuid varsti jõudis kätte uneaeg. Homme võid sa endale ise uru kaevata, aga täna õhtul maga minu omas, ütles jäneste kuningas. Franz üritas urgu pugeda, ta oli pisikest kasvu ning keha mahtus enam-vähem ära, aga peanupp jäi ikkagi välja paistma. Franzil oli väga ebamugav, aga lõpuks õnnestus tal kuidagi silm looja lasta. Franz ei jõudnud veel õigesti magama jääda, kui üks jänest teda juba äratama tuli. Ärka üles, unimüts, hüüdis too. Ära tervet päeva ka maha maga. Kell oli veel nii vähe, et väljas oli puhta pime. Jäneste kuningas kõditas Franzi jalataldu ja poiss ronis urust välja. Franz haigutas ning küsis. Miks me nii vara ärkama pidime? Me ärkame alati nii vara. Tule nüüd, meil on täna palju tegemist, vastas jäneste kuningas. Jänesed hakkasid maa sisse auke kaevama. Ka Franz hakkas kätega endale urgu kaevama, aga maapind oli väga kõva. Peagi oli ta üleni mullane ja väsinud. Käed valutasid ka hirmsasti. Kõik jänesed olid kaevanud sügavad augud. Franzi oma oli aga väga pisike. Ma ei tahaks küll täna õhtul siin magada, mõtles ta. Kaevates oli Franzi kõht kole tühjaks läinud. Ka jänestel olid kõhud tühjad. Hakkame sööma, hüüdis jäneste kuningas. Kus meie söök on? Tahtis Franz teada. Vaata ringi, otse siinsamas, vastas kuningas. Jänesed asusid rohtu näksima. Franz pistis ka prooviks paar rohulible suhu, aga sülitas need kohe välja. Need küll vaitsvad ei olnud. Aga porgandid? Jänesed söövad ju porgandid, uuris Franz. Porgandid on kõik taluniku põllul, ütles üks jänestest. Sa võid ju proovida mõne kätte saada, aga vaata, et talunik sind ei näeks. Franz oli nii näljane, et jooksis otse joonest taluniku põllule. Porgandid kasvasid seal kenasti reas, rohelised varretutid mulla seest paistmas. Franzi käed olid küll kaevamisest hellad, aga ta otsustas mõned porgandid välja tõmmata. Ta hakkas sikutama ning tahtis juba esimest porgandit põske pista, kui talunik äkitselt põllule ilmus. Hei sina seal! Jäta porgandid rahule ja kao mu põllult, karjus talunik vihaselt. Franz jooksis taluniku eest aasale peitu ning pistis oma peajänese urgu. Talunik marssis oma põllule tagasi. Franz ronis urust välja ja oli nüüd pealaest jalatallani mullane. Franz ei tahtnud enam jänes olla ja läks jäneste kuninga juurde. Ma pidin täna nii vara ärkama, jubedaid auke kaevama, vastikut rohtu sööma ja kurja taluniku eest põgenema, kurtis Franz. Selline me elu ongi. Kas sulle ei meeldi siis? Küsis jäneste kuningas. Ei meeldi jah, vastas Franz. Ma ei taha enam õpipoiss olla.
tee kõrgus. Ma igatsen oma vana elu järele. Ma tahan magada soojas voodis, süüa tõelist toitu ja ärgata hommikul hilja. Jäneste kuningas muigas ütles, tegelikult polnud su kodusel elul väga vigagi või mis? Frantsil ei jäänud muud üle kui nõustuda. Ta tänas jäneseid, jättis nendega hüvasti ja läks koju tagasi, kus pere teda juba ootas. Järgmisel hommikul hüppas Frants voodist välja ja koristas oma toa virisemata ära. Frantsi ema oli selle üle nii õnnelik, et küsis pojalt, mida too õhtusöögiks soovib. Ükskõik mida, ainult mitte porgandeid, vastas Frants naeratades.